No nii, tere taas, 7. märts on täna, kell on 10 hommikul ja mõte on siis käigukastiga natuke tegeleda, vaadata, kas saab siit need võllilõtkud väiksemaks. Ja mis siin teha annaks, et ega mul siin väga palju varuisi vaja polegi, et on veel ühed seibid, mis lähevad siia tõenäoliselt selle korpuse. Kuidagi vaatab, kas siia või mismoodi see asi seal olema hakkab. Noh, see kõik tuleb töö käigus teha, et siin nagu mingit kindlat numbrit ja reeglit ei ole, lihtsalt tuleb proovida. Aga kuna selle võllilõtk siin just koja poole oli nagu meeletu, siis tellisin ka muidugi uue seibi siia, kuna vana oleks nagu väheke kannatada saanud. Aga mis põhiline, ühesõnaga sel kastil sai 1000 kilti tagasi uus sünkrokomplekt, uus muhv, see hamakas ja mõned laagrid. Nii, nüüd hakkas siis 5. välja pilduma, põhjus oli see, et mutter läks lahti, aga see selleks. On ka veel teine probleem, et see muhv on nüüd siis Lada Powerist tellitud. Näete, siin on märk, aga auku läbi ei ole, need on õlitusaugud, näete, siin on auk läbi, siin jälle ei ole, siin on auk läbi, ma ei oska öelda, kas see on siis nüüd enne palgapäeva tehtud või peale palgapäeva või esmaspäeval, mis iganes. Nüüd siis tellisin Hollandist, Lada Shopist ja sellise muhvi. Näete, auk, 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 auk. Ja ka selle ratta peal on korraks selle kaamera siia. Ja kui me nüüd seda ratast siin vaatame, siis ka selle ratta peal on ta hoopis tihemini. Kergelõtk peab siin olema, see on loogiline, eks ole, et muidu ei saaks ju see asi üldse töötada. Nii. Ja nüüd on siis lõtk kahvliga, eks on. Näete, seda peaaegu ei olegi, eks. Nii. Ta päris põhjani ei lähe, kahta on kuidagi nii, eks. Aga ikkagi, kui me seda vana muhvi vaatame, ja siin on kõik ükskõiklikku põhja või kuhu tahad, eks. Killa-kolla. Ja täpselt samamoodi ka siin selle muhvili peal. No väga lipelappa. Nii rallit sõita ei saa ju, eks ole? Nii, kes tal see oli siis? Nii. No, ma ütleks, et poole vähem on seda lõtku. Nii et olen lootusrikas, augud on ilusti siin läbi puuritud ja leian, et välja vahetamist vajab see detail. Teised detailid on siin kõik korralikud, minimaalse tööga. Ja see detail muidugi on oluline ja see on ka, ütleme siis uus. Töötamata see 1000 kildiga, ta pole isegi sisse töötanud. Siin rattal samamoodi, kõik on korras, kõik on hästi. Et ma arvan, et kui need vajalikud tööd siin nüüd tehtud saavad, ilusti kokku pandud, siis võiks see
võiks see kast kesta ka. Nii et proovin siis siin vaikselt asjad üle pesta veel. Noh, just see uus asi natuke ta võttis puhtaks ja siis aga seda lõtku kõigepealt hakkame siit kojast pihta, et selle lõtkuga kõigepealt tegelen ära, et praegu on seda hea liigutada, seda võlli. Kui ta teisest otsast lahti on, miski ei sega. Nii et kõigepealt hakkan sobitama seda karterit siis selle võlliga, et saaks selle kõik nii-öelda sedasi kokku, et oleks hea. Võtak. Et töötame edasi. Nii, ühesõnaga plaan on siis, seibi vahetasin ära, panin sinna uue. Ja nüüd on plaan siia panna 2,0,5 millimeetrist sellist seivi, mis siis võiks selle lõtku siit likvideerida. Kõigepealt muidugi proovin, kus ja mis, niisama kuivalt. Ja siis, kui kõik on nagu hästi, siis panen lõplikult kinni tihendi. Natukene silliga ja nii edasi. Nii, seibid on paigal. No nii, nagu te näete, on täpselt paras. Seda lõtku, mis oli, enam ei ole. Täpselt selline vajalik, ütleme siis, õlilõtk. Kuna neid seibe siin ükski asi kinni ei hoia, ja ma ei taha, et nad kuidagi nii vajuks või ma ei tea, mismoodi, siis ma pean nüüd see liimima. Nii et ma panen siia tõenäoliselt imetillukese riba laagriliimi, kõva iga kihi vahel, et siia, lõpuks siia ja kõik siis nii-öeldakse läheb siis lõpuks kokku. Nii et aga enne seda kõike on vaja see kõik nüüd puhtaks pesta, sest ei ole võimalik liimida, kui pinnad ei ole ideaalselt puhtad. Bensiin maksab meil täna tankas kuskil €60, 70. Siia praegu panin pool liitrit. Et arvestades seda, palju maksab piduripuhastus, on see köömendeks. Ma ei soovi, et see kast lekkima hakkaks kuskilt. Siia läheb nüüd sisse 2 liitrit õli, muidu on 1,36 ette nähtud. Aga kuna siis kindlustada, et see määrimine oleks parem, siis panen 2 liitrit. Seoses sellega
panen ka siia natukene silikoni, et võib-olla tekib see surve siin kastis natuke suurema välja. No ütleme nii, et igaks juhuks. Uus tihend on nõks õhem, aga kuna vahele tuleb ka silikon, siis ma ikkagi jätan seibid. Tähendab, võtan ühe seibi ära, sest see vana tihend, mis siin oli üüratavast ikkagi poole paksem. Ja et siin ei tekiks mingit poomist, siis läheb mul ikkagi ainult üks see seib. Et otsustasin nii. Ja sellele seibile ma panen, see on siis nitrokaga kõik puhtaks tehtud, sellele seibile ma panen siis ühe õhukese kihi seda tugevat laagrilukku. Mis siis peab kindlustama, et see seib paigal püsib ja kuskile ära ei libise. Ops. Juba läks näpp siia sisse. Et siis ülemisele panin natukene määret. Alumine saab niikuinii kastist kohe õli kätte, et sellega ei tohiks nagu probleemi tekkida. Seibi siis laagrilukuga, kõvaga. Siinpool siis kah õrnkiht ja siia veel omakorda panin siis silikoni, et see seib ka siit poolt natuke ära liimida. Juhul, kui see vahe on seal natuke suurem. Nii et nüüd panen tihendi ja tõstan kokku. Nii, tihend on mul siin. See on imeõhukene. See on poole õhem kui oli teine. Et sellega seoses, sellel põhjusel ma siis jätsin ka ühe seibi ära, et muidu see asi läheb siin liiga pingule. Siinpool ka nii, et natukene tihendile määret, siis see seib siin, mis laagrit natukene survestab või pesas hoiab, on siinpool nagu hästi tehtud, siin ma ei tea, miks ei ole tehtud sellist lahendust. Et siis see lapsi. Nii, lõps. Lauale saa. Aga ma vaatan, ma tõotan selle võtme välja. Võib-olla saab kohe ka ta paika. Nii. Enne veel korra kontrollime, kuidas see võllilõtk nüüd on siis. Näete? Õige otsus oli, et see üks seib ikkagi ära jätta. Pikem on siis allpool ja lühem on pealpool, jah? Ja, niipidi.
tähendab, et nüüd peab see sinna auku minema kõigepealt. Ja alles siis, kui see on seal augus, kui see on seal augus, saab panna selle võlli sisse. Minu arust siin ei ole mingit vahet, mis pidi ta panna, et ühtemoodi näeb ta välja. Et kui siit nagu võtta veel järgmine kahvel ära, siis saab järgmise tihti kätte, nii et selle järgi on ka näha, et see vahe on kitsas, siia käib lühikene, see vahe on pikk, siia käib pikk tiht. Noh, kuulid vedrud niikuinii pärast. Aga nüüd on sedasi, et paneme selle punni siia tagasi valvesse, et see tiht meil välja ei kuku, kuni me siin kasti tõstame. Ja tõstame selle kasti nii, et meil oleks võimalik siis see saba osa juba kokku panna. Kuna siin kaane sees on see laager siinpool ja korraga seda kardan, et ei pista äkki ära või? Et siis on selline plaan, et panna laager ikkagi siia poole. Nii. Siin on just selle ülemisele võllile, ehk siis selle laagri on ta siit ikkagi välja võtnud ja pannud siia. Peaks olema näha siit. Ma ise mõtlen ka sama, et ma pean selle siit ikkagi välja võtma. Ja et see asi siin kuskile laiali ei lendaks, siis ma teen seda nii, et see saale on siin sees, nii, võtan alt sõrmega ja siis proovin siit koputada. Niimoodi. Ja siis põhimõtteliselt peab ta siia kohe tagasi minema, aga moment ma seda sinna veel ei pane, sest pesen selle kaane ära. Siin tihedalt korralik nagu uus. Pesen selle kaane ära, siis panen siin kahtlid asjad paika, sest kokku tõsta on veel vara. Praegu on vaja see laager lihtsalt panna seda pidi, nagu ta tuli siia nagu keemuda. Ja panna kõik teised asjad õigesti kokku. Seda on sellised. Nüüd on vaja meil võtta ka see polt ära. Sinna ei käinud seibi. Võtta see ammikas ära. Siis tõsta see pakett maha siit. Ja mis meil on vaja teha? Meil on vaja panna see, need tõstame ka korraks maha, et oleks näha, mis siin on. Et siin ongi nii, et siin on nüüd siis hammakas. Nii, siis on siin selle punni võib nüüd ära võtta, sest kui me siin väga ei solguta, siis kahvlivõll läheb meil siia auku. Nii, siin on selle laagri seib olemas. Midagi ära kadunud ei ole. Nii. Ja nüüd pole muud, kui otsast pesen asjad ja tõstan siia otsa. Nii et üks moment ma pesen lukusti
näete seal 2 augu vahel, et see kuskil ära pole kadunud. Enne kui võil sisse panna. Noh, kuna siin need teised asjad lahti pole tulnud, siis ma seda vana tööd üle kontrollima ei hakka, et kui ta 1000 kilti pidas, siis järelikult ta peab. Nii. Praegu lihtsalt vaatan siin vaikselt edasi, selles laadrisaale on, need on mingisugused olulised asjad. Nii, selle kartuli tihenda pinna ka korraks selline. Nii, kiil. Ja ega siin rohkem nagu midagi väga pole, kui paneme kõigepealt selle hommika paika. Nii. Siis peame panema paika selle hommika. Seda kah valepidi panda ei saa, et kui seda pidi panna, siis ei mahu pakett ära. Ehk siis panna see läbi. Nii. Siis järgmine asi on meil see. Ja ma ei tea. See käib nii, see käib nii. Äkki siin oli kuidagi nii, et seda asja tuli siis kõike korraga panna. Pärast üle asjad üksteisest mööda. Vaatame spikrist. Näete, spikker on siin. See ei pea siin olema. Aga olema peab siis kahvel, tagurpidi käik pluss sünkra. Nii. Kahvel on meil siin. Kahvel peab käima siia auku. Nii, veel kord veendume, et tiht on kohal. Nii. No tahab minna juba. Mõtselt on see nii, et lihtsalt korraga tõsta. See peab olema siin. Nii, kahvel peab olema oma pesa. Noh, klopsti läks, eks. Ja kui nüüd siis seda lülitada, siis nii ta siin liigub. Nii, nüüd oleks vaja ära panna see rattakene, sest see ei lähe ka ju pärast muidu mööda, on nii. Nii. Põhjane sisse saada. Mis siin siis takistab nüüd? Ise ka ei saa aru, mis siin takistab, aha. Nii. Põhimõtteliselt nii see asi töötab. Nii, paneme kõigepealt kinni selle põldi. Breikuga üle nagu ikka. Ja siia läheb ka nüüd keermeliim. Siia läheb keskkõva.
ma arvan, et see on piisavalt kinni, et liim vahel, kus ta läheb. Nii. Nii, liim on. Kuulid lähevad siis igasse auku. Üks. 2. Nii. 3. kuul ka olemas. Nii. Vedrudega on nii. Vedrusid on 3. Ehk siis need äärmised on lühemad, keskmine on pikem. Vaatame kohe, kas on ka nii. Nii, pehmem siia ja tugevam siia. Nii. No tundub nii. Vähemalt tundub nii. Vahelt ei tuleks mingit õli läbi. Nii. Nüüd peaks küll olema piisavalt hästi. No nii, läheme ikka kindla peale välja, et nii, seda ei vaja. Vedrud said sisse, kahvlid hoiavad ennast paigal. Nii. Enne kui ma kaane maha võtsin, siis oli sedasi, et peab olema see nii-öelda teine käik sees. Et üteldes, et läheb väga kehvasti mööda. Nii, paigaldame siia igaks puhuks nüüd veel need asjad, mis siin olema peavad. Ehk siis lauale ei tohi midagi järgi jääda. Nii. Tavasikullidel on siin spidomeetri tigu. Siin seda ei ole. Läheb kohe see. Nii, siin on siis laager meil. Ma ei hakka teda siin laiali kakkuma, läheb sedasi külge. Vaata, ta siin oli. Ehk siis selline pilt. Kopsiku otsa saama, aga enne veel peame siia panema ära tihendise. Ja täpselt samamoodi siis hästi tasakene, õrnalt, mitte liialt. Palju teda siin panen. Ja miks ma nüüd silikoni siia poole panen, on seal lihtsal põhjusel, kui ma selle kaanega siin mängin, on ju. Et ei juhtuks nii, et kui ta mul ei lähe kohe, et siis ma pean nagu siin edasi-tagasi teda liigutama ja pärast on kõik see silika mul käte küljes ja siin, kus vaja teda ei ole, et puhtalt selle pärast panen ta igaks juhuks siia poole. Et siis ma saan nagu kaanega rahulikult teda kinni hoida, liigutada, vajadusel tõsta. Ja kas see tagasi hoidlikult siia ka siis paksu kihti siia ei ole vaja, et lihtsalt, et pind on õrnalt koos. Omaks tõvisid närvida. Nii.
et ütleme siis nii, et läks sujuvalt otsa minu arust. Nii. Veel kord laua peal midagi ei ole. Nii, ja seda mutrit ei unusta kinni keerata, see tuleb samamoodi kinni keerata nagu kõik teised. Ainuke võimalus, kuidas seda panna saab, on siis edasi. Rohkem siin positsioone väga palju ei ole. Nii, natuke teeb praegu mul kõõluma, ehk siis ma pean siia alla ühe seibi panema. Nii. Nii endal panen. Nii. Näeb ka sinna üle. Tundub, et kõik on ilusti kinni. Ja seega samamoodi natukene siin silikoniga kokku, sest ega need seibid ka alati ei taha pidada väga hästi. 22 meil on, aga saab sellega. Ma kohe järgi, kas saab. Nii, siin on siis veel mõned asjad, mis tellisin uue seibi. www.laada.nl on need asjad tellitud Laada shopist siis see kummilullakas. Nii, siis on siin see puks ja siis on siin veel stopper, nii et noh, need asjad tuleb siia kõik külge panna. Siis siia panin natuke määret, see läheb tihendisse. Ikka seda sama, mis ma kogu aeg pannud. Nii, kindlasti läheb siia nüüd vaja keermelukusti keskkõvat. Ja mutter. Huvitavat mutrit ei olnud uut tellida. Ei tea miks. Nüüd veel teen selle keerme siin, et igal juhul nagu see keermeliim siin töötaks. Et ei juhtuks sellist asja, et see mutter uuesti lahti tuleb. Nii, ja nüüd lähevad siis asjad see uuesti otsa. Sedasi katsud, kõik on hästi, mingid lõtku siin ei ole. Nii. Nüüd siia seibi alla ma panen veel natukene silikoni, et siit nuudist ei tuleks läbi. Aga ainult natukene, sest et vaja on, et see ei segaks isuga, et oleks pandud siin mingit jama ei tekiks temaga. Siia siis läks keskkõva. Et ma ei taha, et see mutter enam lahti tuleb. Nii.
nii, see nii. Sellel teemal ühtegi riski võtta. Siis ma stoperdan selle täiendavalt ära, nii nagu peab olema. Vältida eelmist olukorda. Me ennetame seda kõike. Vaat sedapsi. See. No loogika ütleb, et seda pidi, teistpidi nagu pole asjal pointi. Nii. Lasen kinni. Just. Soone sees kuskil ei tule siit. Nii. Siis on meil siin 3. ja 4. Jah, asjad veerlevad samas suunas. Tegin siin mõned väiksed ettevalmistused. Pesin ära karterikaane. Puhastasin ära siin selle magneti. Ja nüüd tõmban piduri puhastiga pinnad üle. Ja lähebki see kaan see peale, nii et tihend on mul ka olemas siin. Aga jälle väike silikan. Tundub, et kõik tikud lähevad oma kohale ilusti, et nendega ei teki siin mingit janti, et üks läheb, siis ei lähe teine. Teine läheb, siis ei lähe kolmas. Ei ole läinud veel. Nii. Lõpuks. Päris korralik jant. Nii, nüüd on kõik nii nagu peab. Õnneks. Nii, võtame siis asja kokku. Kahvel sai ka lõpuks paika. Nii, kõige olulisem mutter on stoperdatud. Loodame, et siin enam kunagi see lahti ei tule iseseisvalt. Ja võtame siis asja kokku, mis siin siis sai siis samasugune seip siia üks väikese võlli või alumise võlli siis selleks, et ta ei liiguks edasi tagasi nii palju 0,5 nagu siin peal on. Ja siis selle stopri panin uue, mis mulle tundus, et see on nagu kahtlane. Siis see on see seip.
mille pärast mutter lahti tuli. No siin ei ole nakse sees. Nii, ja siis muhvik oli ebakvaliteetne, nii et ärge siis, sõbrad, unustage kontrollida, kui te muhvi saate, et mitu õlitusauku siin on. Kas need on puuritud või on nad märgitud siia. Ja kusjuures see oli veel siis nii-öelda see Lada Poweris originaal olnud.